Tere õhtust, olen Sirja, IT kolledži direktor ning modereerin tänast paneeli. Seda, et AI areneb metsiku kiirusega, me peatada ei saa. Juba täna on võimalik AI agentide abil lihtsamaid töid automatiseerida. Mida me aga saame mõjutada on see, milliseks kujuneb meie tulevik AI ajastul meie tööturul. Et teha tarku otsuseid, on tarvis teada, millised trendid, mõjurid, riskid, aga ka võimalused meile AI tulekuga avanevad. Ja selleks olemegi kutsunud kokku 4 panelisti, kes meil aitavad seda teemat lahti häkkida. Meiega on liitunud täna Ulla Saar, töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Ulla on öelnud, et tema missioon on, et inimestel oleks ühiskonnas ning tööturul võrdsed võimalused. AI-ga teeb ta juba täna koostööd, Copilot on tema sõber ja ta juba näeb, et see muudab tema tööd palju efektiivsemaks. Meiega on liitunud ka Ago Luberg, TalTechi informaatika ja AI õppekava juht. Ago eesmärk on luua tudengeid toetav õpikeskkond ning tuua IT-sse rohkem ka naissoo esindajaid. Ago ütleb, et AI võiks bürokraatia ära teha. Inimeste vahelise suhtlemise jätaks ta praegu veel endale. Meiega on liitunud Irja Rae, Figure Baltics Advisory juht. Oma igapäeva rollis loob ta keskkonda, mis toetab meeskonna arengut. Irja igapäevatöös täidab AI juba mitmeid rolle, sealhulgas analüütik, juhiabi, infokoguja ja muud säärast. Ning last but not least, meiega on liitunud Aive Pehkur, TalTechi majandusteaduskonna õppejõud personalijuhtimise õppekaval. Aive eesmärk on panna inimesi kriitiliselt mõtlema, mis on eeskätt väga oluline meie praegusel AI ajastul. AI-le annaks ta kriitilise sõbra rolli, kes aitaks lahendada administratiivseid ülesandeid. Ja asume siis asja kallale, et vaatleme kõigepealt võib-olla trende ja ma annaksin siin sõna Ulla Saarele. Milliseid trende prognoosib riik ka automatiseerimise tulemusele? Millised sektorid ja rollid on enim mõjutatud? Jaa, klaaskuuli ei ole, küll aga tean natukene võib-olla asju, mida teie veel ei tea, lihtsalt sellepärast, et riigil on heaks abiliseks on OSKA, kes siis prognoosib meie tööjõuturu vajadusi ja neil on kohe välja tulemas just valdkondade ülene AI uuring. Ja kui ma seda piilusin, siis ootused ja lootused on muidugi kõrged, et AI teeb meie elu paremaks, et tehisintellekti abil suudame tagada ühe majandusministeeriumi sellise põhieesmärgi, et meie majandus kasvaks. Erinevad siis teadlased ja analüütikud on öelnud, et asi, millega me täna oleme kimpus, on just see tööjõu tootlikkus, et võib-olla tööjõu tootlikkusest, et me seda tööd teeksime nii efektiivsemalt, et võib-olla just sellise isegi 60% kasvu me saaksime just tehisintellekti abiga. Siin on räägitud sellest, et võib-olla, mis siin oli, 80% SKP-st võiks tehisintellekti abil me saada endale juurde, et kõlab hästi ägedalt. Aga oluline muidugi selle tehisintellekti puhul, ma olen ise jurist, juristid alati alustavad on definitsioonist, et kohati selles diskussioonis ma arvan, on hästi oluline ka täpsustada, et millisest tehisintellektist me siis nagu räägime, et kas me räägime just nendest suurtest keelemudelitest, sellest generatiivsest AI-st, kas me räägime seal nendest tööstusrobotitest näiteks, kas me räägime mingist analüütilisest tehisintellekti abist, sest et erinevad sektorid kasutavad erinevat tehisintellekti või see võib luua nendesse kui erinevat lisandväärtust. Mis on praegu natukene kurb, mis sellest uuringust välja tuleb, et mis on ka selles mõttes jälle võib meid inspireerida, et Skandinaaviast ja tippriikidest me jääme maha, et Eesti ettevõtjatest on kuskil 14% kasutab praegu tehisintellekti. Ja kui me võiksime arvata, et see IT-sektor ise on täis seda tehisintellekti, et see on 100%, siis ka seal ainult pooled ettevõtjatest tegelikult ütlevad, et nad oma igapäevaselt kasutavad tehisintellekti oma töö efektiivsemaks muutmiseks. Ja trendide mõttes, et just see generatiivne tehisintellekt, et kus me näeme, et täna juba kasutatakse, tarkvaraarendus näiteks, müügitöös, aga kus see potentsiaal on rakendamata võib-olla veel, on raamatupidamine ja finantsjuhtimine ja 3, mis tuli välja, on IKT turvalisus. Et need on võib-olla siis sellised arengukohad veel. Aga mis saab olema hästi huvitav, et kuidas see siis nendes erinevates sektorites, et kas ta võtab
töökohti ära, näiteks kui tööstuse lihttöölised on asendatakse robotitega, samas ta selgelt loob mingisuguseid töökohti juurde, on see trend. Mis me ise oleme Soome kolleegidega arutanud, et kui see trend on, et see tehisintellekt võtab selle lihtsama töö ära, siis küsimus siin olles võib hästi aktuaalne just ülikoolidele või üldse koolidele, kes siis valmistavad noori, aga ka karjääripööreid ette tööturule, et kui sul on olnud tavaliselt see praktikandi kontseptsioon või et sul tuleb noor, tal on mingisugused oskused, aga ta saab ikkagi sellel töökohal nagu võrdlemisi lihtsa töö teha. Aga nüüd, kui see tehisintellekt teeb selle lihtsa töö ära, siis kuidas peaks, justkui on ju öeldud ka, et tarkvara arendajad, et sul noorem arendajat enam pole peaaegu et vajagi, aga kuidas siis see noor tööturule siseneja peaks nagu kohe hüppama siis sinna seenior arendaja rolli näiteks. Et need on võib-olla selle tööjõu nagu trendide mõttes sellised küsimused, millele ma veel nagu vastata ei oska, aga võib-olla tänase paneeli lõpuks oskan. Ma korra napsan sul sõnasõbast kinni, et sa mainisid, et hästi oluline on defineerida, kui me AI-st räägime. Kui sa nüüd oled neid raporteid vaadanud, siis kui sa mõtled niimoodi 5 ja 10 aasta perspektiivis, siis millisel AI-l, kas just need tehnilisemad, mida tööstuses kasutatakse võimalused või on need sellised igapäevased tööriistad ja generatiivsed AI-mudelid, mida me kasutame, on need AI-agendid, millisel näed see kõige suuremat mõju tööturule, kui sa saad seda öelda? Ma arvan, ma ei osku sulle seda öelda. Et kuna just seda potentsiaali on üle sektorite hästi palju, kui sa niimoodi sunnid mind valima, siis võib-olla ma ütleks, et generatiivsel AI-l on võib-olla see esimene suur hüpe, sest et ka seal, kui me räägime tööstusrobotitest ja sellega seonduvast tehisintellektist, siis seal on Eesti kontekstis ju üheks väljakutseks, et see robot on kallis ja tema väljavahetamine eeldab seda, et näiteks on meie tööandjad käinud Taanis, kus räägitakse ka, et näed, mul on siin mingi tehas või mingid asjad, ma automatiseerin, digitaliseerin, asendan nagu inimestega ja seal selle roboti ROI on mingi 1-2 aastat. Eestis võib sul olla 10 aastat, sellepärast, et kuigi meie palgad tõusevad, siis nad ikkagi võrreldes nende robotite hindadega ei ole võib-olla nii suured, ehk siis see investeeringu tasuvus võtab natukene rohkem aega, sul on vaja rohkem seda algkapitali, et need suuremad investeeringud teha. Aga ChatGPT, mis ta on, 23 € kuus, ei ole võib-olla nii suur investeering. Väga hea, sa palkasid juba puudutasid, et ma hüppaksin siit edasi Irja juurde. Ma tean, et sa oled teinud sellise ulatusliku palgauuringu, et kas täna AI mõju on ka juba numbrites näha? Minul on seda selles mõttes keeruline öelda. Ehk et lühike vastus on, et võib, aga ei pruugi. Et kui me vaatame seda, et mida me siis AI-st teame, lihtsa inimese tasandil, minu tasandil, kuigi ma siin kuulasin huviga eelmist esinejat ja sealt on ju palju tööriistu, mida ma igapäevaselt kasutan, eks ju, ei mõtle, et seal on ka ju samamoodi see AI sees. Ehk et tõepoolest, et ta võtab ära siis selle rutiinsema töö, ta võtab ära sellise töö, mis on võib-olla mahukas ja aitab siis sellel inimesel, kes siis temaga töötab, teha selliseid kiiremaid mõistlikke otsuseid ja seda ajavõitu on kõik välja toonud, kes täna AI-ga kokku on puutunud. Aga et kas me nüüd hetkel näeme seda, ütleme siis võtame IKT palgauuringu, kus meil on 16 000 andmepunkti ja 120 organisatsiooni osalemas, et kas me näeme, et seal nüüd võrreldes möödunud aastatega on vähem inimesi tööperede esimestel tasemetel, kuhu reeglina paigutatakse need inimesed, kellel töökogemus valdkonnas veel puudub või on väga lühike seal kuni aasta, siis tegelikult seda me ei näe. Kas me näeme eelmise aasta või 2025. aasta uuringu põhjal, kas me näeme seda, et esimestel tasemetel oleksid palgad väiksemad? Hetkel ei näe. Et kui nüüd... Ja siis ma mõtlengi, et võib-olla siis ongi nii, et suur osa sellest AI-st, millest me räägime täna,
on hetkel veel selline mitteformaalne, et inimesed ise kasutavad, maksavadki see 23 eurot kuus, eks ju, või kes siis kui palju. Ja tegelikult niimoodi suurtesse protsessidesse teda veel integreeritud ei ole, et me ei oska öelda, mis ta mõju nagu rahas on tänaste palkade pealt. Ja tehnoloogia kasutuselevõtt võtabki aega ja see ongi kallis, aga kui ma vaatan nüüd siis kogu uuringu pealt kogu palgauuringu pealt, kus siis kokku on 600 organisatsiooni ja kuskil 100 000 andmepunkti, et mis siis need palgad teevad, et kus täna, et kui kogu Eesti palgatase on siis see nullpunkt, et millistes tööperedes või millistes valdkondades on palgatase kõrgem, siis 10 kõige kõrgema palgaga rollide hulgas on 9 IKT rolli ja 1 mitte IKT roll ja see on advokaadid. Ehk et kaudselt võib ju öelda, et see AI mõju, et keegi peab need asjad valmis ehitama, eks ju. Ja sellel aastal full stack, mobiiliarendus, back-end, front-end, kõik olid siin turu keskmisest 30% kõrgema palgatasemega. Samamoodi UX uurimine ja strateegia, kus on tegelikult rõõmustavalt palju naisi, mida võib-olla me ei näe tarkvaraarenduse juures, aga selles tööperes küll. Andmeteadus 25% kõrgem kui turu keskmine tase, andmetehnoloogia 22%. Nii et kaudselt võiks ju öelda, et see on see AI mõju, eks ju, täna tööjõuturule. Palgatõus on väiksem kui möödunud aastal kõigis sektorites. Kas see on AI mõju või see on tegelikult et ei pea maksma, eks ju, inimesele, et saab natuke vähemate inimestega rohkem tööd tehtud. Aga kui me praegu mõtleme, milles meie majandus on, mis üleüldse meie ümber toimub, et siis väga raske on näppu peale panna minul, kes ma vaatan ettevõtete andmeid, et vot see on nüüd see AI tulem. Mõnes vestluses tõesti klientidega on kuulda olnud, et konkursid on hästi arvukad, et rahvast on palju, kes kandideerivad ja et kui varem pidi tikku tulega taga otsima, et siis nüüd tegelikult tuleb sadu inimesi, kelle seas saab valida. Et jällegi, et kas see on AI ehk et nooremaid inimesi ei võeta nii palju või on see hoopis see, et meie majandusel ei lähe hästi, ka IT-sektoris on ettevõtteid, kelle klientidel ei lähe hästi, mistõttu palgad ei saa nii palju tõusta, mistõttu ametikohti nii palju juurde ei looda, et see on selline kompleks teema. Aga jah, et AI on kõigil meeles ja keelel ja mõned siis loodavad ta peale ja mõned kardavad teda, et ilmselt järgmistel aastatel me näeme seda mõju rohkem. Aitäh sulle. Aive, kas sa nõustud sellise vaatega, et trend näitab, et tõesti need paremad positsioonid siis koonduvad IT-rollidesse ja AI-d oskavate inimeste kätte või vaadates pikemat perspektiivi sellest veel edasi, võime me võib-olla hoopis teistsuguseid arenguid näha? No ennustamine on tänamatu töö, ma sain aru, et Ulla ka ei tahtnud ennustada, aga tulevikku võib-olla natuke prognoosida ja siis üks tore lehekülg, mida kõik võivad katsetada, et will robots take my job.com, et väga lõbus mänguasi ja kui ma mõtlen nüüd selle peale, et kuhu kohta meil see tööturg liigub, kogu aeg on ju nagu kõrgelt tasustatud see, mis on parasjagu defitsiidis. Kui ühel hetkel mingisugused tööd saab tehisintellekti abiga lihtsamalt tehtud, siis tõenäoliselt nende tööde väärtus langeb ja see, mida sa ei saa, ma ei tea, tehisintellektiga teha, et nende tööde väärtus tõuseb. Et kui ma täna mõtlen selle peale, et mis on nagu nii-öelda kõige vähem tasustatud tööd, siis need on haridus ja sotsiaalhoolekanne vist on niimoodi või? Ei ole? Ei ole, mis need on? Need on need tööd, keda me kohtame igapäevaselt, kui me läheme sisseoste tegema. No okei, ja müüjad, eks ole, et müüjad on asendatavad.
sest täna juba on hästi palju on neid Selve kassasid ja aga noh, kui ma mõtlen seda, et kuidas sa nagu lapsi õpetad, no, ilmselt AI saaks õpetada. Samas kõik need online kursused, noh, need on üldiselt suhteliselt vist läbi kukkunud, et seal see läbimisprotsent on äärmiselt madal. See tähendab seda, et inimene tahab ikkagi teist inimest, sest see õpetamise ja õppimise protsess ei ole ainult mitte teadmiste saamise protsess, vaid see on, midagi on seal veel see sotsiaalne komponent juures. Ja siis ma natuke siin, kui teised rääkisid, vaatasin, et mis need prognoosid on. Ja vaatasin kõigepealt siis õiguse õppejõud, et suhteliselt madala riskiga, et ta kaotab oma töö, 32% on see risk. Ma tean, et filosoofia õppejõududel on umbes 22, nii et ma olen paremas seisus. Siis vaatasin, et näiteks selline, et arvuti kasutajate tugispetsialist, sellel on juba oluliselt kõrgem, 57%. Võimalus nii-öelda siis tänu, tegelikult siin on veel küsimus selles, et see on nagu automatiseerimine, eks ole, AI pluss automatiseerimine. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et teenindajad ometi käivad alles. Ja teenindajatel on võimalus kaotada oma töö 69%. Ja siis mõtlesin, et kuidas siis nüüd niimoodi. Siis mul tulid meelde need kõik need Selve igasugused ja ma olen juba Eestis ka näinud neid roboteid, kes toidu ette kannavad ja et hästi huvitav küsimus. Ja siis ma olen püüdnud nagu mõelda, et noh, et aga mis on sellised tööd, mida ei saa ei tehisintellekti ega robotite abil teha. Ja no võtte, siis me jõuame jälle sinna, noh, et mis need suhteliselt madalama otsa või nii-öelda naiste tööd on. Ja kui ühel hetkel kõik need rasked meeste tööd on ära automatiseeritud, ära robotiseeritud ja ära tehisintellektiseeritud, et siis me võib-olla näeme seda, et kõik need inimlikku suhtlust eeldavad ja tegelikult ka inimlikku abi eeldavad tööd, et noh, nende väärtus hoopis ühiskonnas tõuseb. Et noh, saame näha, aga noh, kuidagi tundub, et sest kui ma isegi praegu, veel üks huvitav lehekülg on Ameerika Ühendriikide karjääriinstituut, mis siis tegi sellise uuringu, et 65 töökohta, millel on kõige väiksem risk siis nii-öelda kaduda seoses tehisintellekti ja robotitega. Ja kõige esimesel kohal on õendus, et kõige turvalisem töö. Siis on koreograafid ja siis on igasugused nõustajad. Küll on seal muusikanõustajad, kunstiterapeudid, muusikaterapeudid, kunstiterapeudid ja jällegi me näeme seda, et see, mis tahab nii-öelda sellist komputatsiooni ja sellist, mis varasemalt tundus nagu, et noh, kui sa ikka matemaatikat õppinud ei ole, siis sul mingit lootust ei ole, siis täna võib-olla on need trendid kindlasti mitte nüüd lähitulevikus, aga võib-olla seal kusagil kaugemas tulevikus. Riigiametnikud kindlasti jäävad, kui riik jääb, aga kui riiki ei jää, siis ilmselt kaotate ka teie töö. Aga ma arvan, see on üks vaade, et ja noh, mina, kelle portfellis on töötukassa temaatikat, et noh, see vaadata seda, et mis töökohad noh, nagu täitsa ära kaovad. Ja see on see, mida me ka riigina me proovime alati tegeleda ennetamisega, et inimesed oleksid on ju vastupidavad, et me vaatame, kuhu tööturg läheb, et ei oleks seda, et ma nüüd noh, et homme on, ma ei tea, kogu sektor on koondatud ja siis me peame töötukassas hakkama noh, ümberõppega nagu tegelema, et me tegeleme sellega juba töötavaid inimesi välja õpetada selleks, et nad oleksid noh, võimelised, kui kuskil sektoris hakkab halvemini minema, nagu teise liikuma. Aga noh, see, et mingid kohad ühesõnaga ära kaovad, on üks vaade, aga ma arvan, et mis on võib-olla isegi olulisem ja millest ka sõltub see meie edu, et kas me nagu päriselt suudame seda tehisintellekti oma majanduse hüvanguks, oma inimeste hüvanguks kasutada, on see, et neid oskusi on vaja kõigil.
absoluutselt kõigil. Et noh, siin ma just sirvisin teie ägedat brošüüri, on ju, kutsutakse inimesi õppima magistrisse ja bakalaureusesse, noh, nendesse IT ametikohtadele, et siis sul ongi see IT tarkvara arendaja, analüütik, arhitekt, aga tegelikkuses, mis mina näen nendest erinevatest uuringutest, et see tehisintellekt on nagu abivahend kõigile. Et see sama õde peab hakkama seda tehisintellekti kasutama, see sama riigiametnik kasutab seda, et kõik teised töökohad ja noh, et seal on nagu see edu võti, sest et inimesed noh, paratamatult kardavad, võib-olla kardavadki seda, et kas mu töö kaob nüüd täiesti, ei kao, küll aga sa pead õppima, oskama sellega elama, selle tehisintellektiga ja seda kasutama. Ja nagu siin on võib-olla see võtmekoht, et kui me vaatame ikkagist Eesti inimeste baasdigioskusi, no noortel hästi, aga kui me võrdleme jälle ennast Skandinaavia riikidega, et seal 55 pluss ja jälle tervena elatud eluiga me ju tahame, et läheks aina edasi, ehk siis inimesed osaleksid võimalikult see 55-aastane võiks vähemalt 20-25 aastat veel tööturul nagu panustada ja vaat tema oskustega küll ei ole nagu hästi. Ja seal on nagu see, et kes ja kuidas tagab, et kõigi digioskused ja tehisintellekti kasutamise oskused paranevad. Tahaks Ullaga vaielda, aga lasime Agol ka ma näen, et Irja soovib ka veel sõna ja siis liigume Ago juurde. Tahtsin ühte lühikest kommentaari öelda, et ega siis need tööd ära ei kao, vaid lihtsalt neid tehakse teistmoodi ja teatud ülesanded kaovad ära. Ja kui enne oli juttu raamatupidamisest korra, siis mina olen pärit Kundast, kus oli suur tsemenditehas ja seal oli hästi palju, kogu see kontor oli täis raamatupidajaid ja lapsena ma mäletan, et hordide kaupa prouasid liikus sinna tööle ja õhtul siis koju. Ja 92-3 aastal oli see kontorihoone täiesti tühi, sest tulid arvutid ja raamatupidajad, siis ökonomistid, mis ametinimetusega nad parasjagu olid, et neid oli lihtsalt vähem vaja. Ehk et jah, et see oskus ja arv on see, mis ilmselt on see lähitulevik. Ma ühe väikse repliigi veel ütlen, et kui me mõtleme nüüd sidusa ühiskonna peale, siis on küsimus selles, et kas me peame sundima inimesi AI-d kasutama, nii-öelda, et see süsteem sunnib, või me ikkagi arvestame sellega, et meil on ühiskonnas erinevaid inimesi ja me arvestame nagu kõikide erinevate vajadustega. Sest täna näiteks vanemad inimesed ongi hädas seal nendes selvepoodides ja kui me ütleme, et ainult niimoodi ja mitte kuidagi teistmoodi, et ma oleks väga nagu selle poolt, et see variatiivsus jääb alles, et me ei sunni kõiki seda jõuga AI-d kasutama. Ago, just äsja oled loonud uue õppekava ja kindlasti läbi käinud ka tonnide kaupa erinevaid uuringuid ja analüüse, et mis on sinu nägemus, mis sealt su teravale silmale jäi nii-öelda tähelepanu alla, et millised on need oskused, mis 10 aasta perspektiivis on siis tõusutrendis ja mis on langustrendis? Ja ma olen vaadanud erinevaid hinnanguid, näiteks Maailma Majandusfoorumi ennustusi, mis siis huvitaval kombel ütlebki, et meil pigem töökohti tuleb juurde, aga ütleme niimoodi, et tekib siis olukord, kus siis mingid tööd kaovad ära, aga selle asemel tekivad uued tööd. Mõnes mõttes võib näite tuua, et kas või see teenindaja, et kui mõni mõtleb, et AI võtab mu töö ära, et tekib mingi robot, kes on teenindaja, siis pigem see tähendab seda, et sellist, ma ei tea, üksust kui teenindaja lihtsalt ei olegi, et toimubki siis otse kas siis mingisuguse süsteemiga liidestus või siis see nii-öelda tellimine ja opereerimine. Et see on see koht, kus need nii-öelda töökohad kaovad ära, et mitte et AI võtab või mingi robot võtab mu töö üle, aga me lihtsalt leiame uued protsessid, uued viisid, kuidas asju teha. Ja siis on teine küsimus, et mis siis on need, kuhu nad siis suunduvad või mis me siis nendega kõigega teeme. Et kui ma olen vaadanud nüüd nii-öelda, praegu hästi kõrghariduses ka või üldse hariduses on igasugused pädevused ja kõik sellised teemad, et ma olen ka ise kaardistanud ära ja meil kõrgharidusseadus ütleb ka ära, et missuguseid pädevusi me peame hakkama nüüd või me peame kaardistama, mis pädevused meil on ja nii edasi, et on saadud aru, et me eks ole ei õpi mingisuguseid aineid või me õpi ka nagu IT-d mõnes mõttes, vaid me ikkagi tegelikult õpime nagu pädevusi. Ja ongi, et kõiksugused kriitiline mõtlemine, allikakriitilisus, kõik sellised asjad, et seal ma vaatasin ka seesamane näiteks Majandusfoorumi nii-öelda nimekirjas programmeerimine oli seal vist 20. kohal, kui mõelda ka IT erialade peale. Nii et ongi, et kui me kunagi
tagusime rinda, et me õpime programmeerimist siin, et noh, siis see enam ei müü. Mul isegi ei ole mõtet enam rääkida, et ma hakkan programmeerimist õppima, sest noh, see on nii teise või kolmandajärguline teema. Sest noh, mõnes mõttes programmeerimise võib teha ära, eks ole, arvuti, mida tegelikult mõnes mõttes on ta teinud juba pikalt, lihtsalt see abstraktsiooni tase nagu muutub, et kui kunagi tuli täiesti nagu kuskil perfokaardil kirjutada programme, sa kirjutasidki mitu päeva, see on tegelikult kogu aeg läinud lühemaks või kogu aeg läheb see nagu nii-öelda see osa, mida arvuti teeb sinu eest ära, läheb kogu aeg suuremaks. Ja nüüd lihtsalt natukene muutuvad, nihkuvad jälle need piirid, aga no see ei tähenda seda, et inimene kuskilt sealt peaks päris ära kaduma. Et ma täna just siin arutasin ka tööandjatega, see oli üks mõte oligi see, et ega projektid on ikkagi äriprojektid, ka kõik IT-projektid on tegelikult äriprojektid, et IT on lihtsalt üks asi, mida me kasutame, seal on kõike muud, et see äri jääb ikkagi alles, et see, et kas seal nüüd IT tehakse natuke rohkem inimese poolt või tehakse siis nii-öelda masina poolt, aga see äripool jääb sinna alles ja no see tähendab seda, et ikkagi tegelikult mõnes mõttes vabaneb see ressurss, mida sa paned sinna võib-olla sellesse koodimisse, aga selle asemel on võimalik rohkem võib-olla seda äri teha või nii-öelda mõtestada neid tegevusi, mis me teeme. Et ma olen ka nagu mõelnud oma õppekava üles ehitades, et üks asi oli see, et kõigepealt ma tean, kui me neid aineid koostasime, et kas siis peaks igasse ainesse ütlema, et siin me õpime tehisintellekti ja siin õpime tehisintellekti. Aga mulle tundub, et tehisintellekt on juba selline asi, mis on niikuinii igal pool sees. Et võib-olla ta täna veel märksõnana toimib, ma arvan, et 3 aasta pärast oleks jabur, kui igas aines on tehisintellekt mainitud. Et ma juba võtsin selle suuna, et tehisintellekt on niikuinii seal sees. Ja ma proovin ka siis nii-öelda suunata nendele siukestele kriitilistele pädevustele, mis siis nii-öelda jäävad alles, et isegi kui meil tehisintellekt on olemas, et siis inimene suudab midagi juurde anda sinna. See oleks juba lühike vastus. Aga ma korra napsan su sõnasabast, et sa ütlesid, et sellised kriitilise mõtlemise oskused ja võib-olla ka tehnilisemad, keerulisemad oskused muutuvadki olulisemaks, sest lihtsamaid asju on võimalik juba aja peal ära teha. Aga kui me nüüd mõtleme seda, et teatud rollid, sisenemise rollid ongi ju sellised, kus saada kogemust, kus arendada seda kriitilist mõtlemist ja sellist tehnilist taibukust, et kuidas nende rollide muundumine võib mõjutada siis ikkagi seda tulevikku ja kus peaks siis see noor inimene seda kriitilist mõtlemist arendama? Jah, see on hea küsimus, et ma kujutan ette, et tööandjad sooviks, et see toimuks ülikoolis, et me võiks ju teha nii, et nii-öelda õpetame nad vanem arendajaks ja siis nad saavad kohe päris asju tegema hakata. Mis lihtsalt ei tööta selles mõttes, et isegi kui nad teevad selle magistri ära, neil on see kogemus ja puudu. Aga mulle tundub, et praegult võib-olla see tehisintellekti buum on nagu natukene, ütleme, et võib-olla IT-s juba nii-öelda on aru saadud, et tegelikult me ei saa päris niimoodi, et me võtame siis, eeldame, et kõik on tehisintellekti targad ja siis me hakkame nii-öelda vanem arendajatest nii-öelda värbama. Et üha enam firmas on tegelikult aru saanud, et nendel on neid varem arendajaid ka lõpuks vaja. Ja et me ei saa ühiskonnale nii teha, et me toodamegi ainult nagu nii-öelda tippspetsialiste. Et kuskilt tuleb see nii-öelda vahe ära täita, et ülikool, ma arvan, et ei ole mõistlik koht, kus ta teha, et kui me peaksime siin näiteks 3-4 aastat neid lihtsalt selleks, et kogemust saada hoidma, see läheb nagu ebamõttekalt kalliks ja võib-olla ka ebapraktiliseks, sest lõpuks on iga tööandja tahab ikkagi oma käe järgi inimest kujundada. Ja ma arvan, et see on hästi oluline, et sa kasvad koos selle firmaga ja sa saad selliseks nii-öelda vanem arendajaks, kes siis firma kultuuris peab lugu, ta saab täpselt aru, kuidas see asi toimub. Nii et ma arvan, et vähemalt ma täna olen nagu juba rohkem kuulnud seda, et saadaks aru, et noorem arendajaid on vaja võtta ja tegelikult on firmasid, kes ma ütleks, et isegi värbavad nüüd jälle vahepeal rohkem, et mulle tundub, et see võib-olla põud läks kuidagi koos selle AI buumi ja võib-olla majandusega ja see tsükkel oli kuidagi niimoodi juhuslikult kooskõlas ja siis tekkis siuke mulje, et nüüd enam noore arendajaid kuskil ei võeta ja kellelgi ei olegi tööd. Et praegult ma näen küll, et võib-olla hakkab natuke nii-öelda tagasi tõmbuma see nii-öelda töö või ütleme siis noorem arendajate nii-öelda mittevajadus ja ma arvan, et ka ülikoolis me ju teeme seda, et selleks, et saada neid professoreid, nad peavad läbi käima bakalaureus, magister, doktoriõpe, et ei ole nii, et ma võtan kohe professori, et keegi peab need välja kujundama. No väga hea, see on positiivne noot just IT-õppijatele, et noorem arendaja töö kusagil ei kao, aga
Ulla, kui me mõtleme nüüd laiemalt, siis tegelikult on ju väga paljudes valdkondades sellised sisenemise tööd ja noortel on ülimalt oluline näiteks ka ellujäämise seisukohalt ülikooli ajal leida endale selliseid nii-öelda siis lihtsamaid töid, kus töötada. Et kui me mõtleme sellistele juba täna tegelikult tööturul aset leidvatele probleemidele või väljakutsetele, mis on siis noortega seotud, mis on võib-olla seal palgalõhed, eks ole, segregatsioon erinevates valdkondades, siis milliseid riske või väljakutseid sa näed, et kas need pigem süvenevad või on siin pigem mingisugused probleemid hoopis lahenemas? Vaat siin see oleneb jälle inimestest, et lõpuks tööandjad ju ka kõik inimesed, et sest tehisintellekt ju ta ikka vist seda Terminaatori mõõtu veel ju ei anna, et ta ise niimoodi mõtleks ja tegutseks, et ta on ikkagist vahend, mida inimesed kasutavad. Ja see, et millised riskid realiseeruvad, olenebki sellest, et siis kuidas inimesed ja siis võimul olevad inimesed, võim võib olla on ju siis riigi mõttes või ka see tööandja mõttes, et see ettevõtte juht on ju võimupositsioonil, et kuidas nemad nendest asjadest aru saavad ja kuidas nemad kasutavad neid lahendusi. Sest riskiks jälle sellise suure majandusvaate mõttes on ikkagi see mahajäämus teistest, et kui meie Eesti tööandjad ja juhid just ei saa aru, et mis asi see tehisintellekt on, kuidas ma seda rakendada võiksin oma ettevõtte tootlikkuse kasvatamiseks, aga ka oma töötajate heaolu suurendamiseks. Sest et selle tehisintellekti kasutusele võtule ju eelneb teatud jada tegevusi, sa pead aru saama, et ka eelkõnelejad näitasid siin need valemeid ja asju, et mis sinna kõhu sisse läheb. Et kui sa tahad seda oma ettevõttes kasutada mingid andmed, kas sul on üldse andmeid, kas sa kogud neid, kuidas need on sul struktureeritud, kas su protsessid on kuidagipidi maha joonistatud. Ja kui juht üldse sellest mitte midagi aru ei saa või siis ta nende IT-inimestega ei oska suhelda või vastupidi, need ei oska temaga suhelda ja ei oska sellest äri ja IT poolt kokku viia, et siis võib tekkida see mahajäämus või teisalt ka siis mis iganes asja kasutuselevõtul see kahju tekitamine, sest see polariseerumise risk on igatpidi. Et nii, et me riigina jääme maha, et mingid suured või väiksemad ettevõtted jäävad maha, suured lähevad näiteks eest ära, sest kui me vaatame ka jälle andmetest, et kes on need tööandjad, kes kasutavad, siis see tõenäosus ikkagist on, et mida suuremad ollakse, seda tõenäolisemalt kasutatakse, aga Eestis ju 90+% ettevõtjatest on pisikesed. Et kuidas nemad selle know-how saavad ja mõtestavad endale neid vahendeid. Ja siis see ühiskonna inimeste polariseerumise mõttes, et üks asi on noored, aga minu üks murekoht on kindlasti just need näiteks 55+, kes nendes PIAC-i uuringutest tuleneb välja, et see funktsionaalne lugemisoskus, mis on ka oluline nende generatiivse tehisintellekti mudelite kasutamisel, see läheb meil alla. Selle asemel, et me proovime ju igast asjadest paremaks saada oma näitajaid. Et kuidas me seda langust takistame, sest 55+ ei ole ikkagist enam vana inimene ja tema ei tohi sellelt tööturult välja langeda. Et muidugi, need erinevad riskid on olemas ja neid tuleb maandada. Irja, kas tööturu ja palgauuringud näitavad mingisuguseid erisusi just vanusegruppides, nüüd just hiljuti, kui AI on nii-öelda tugevamalt pilti tulnud? Meie uuringu kõige vanem, meil on andmeread anonüümiseeritud, aga me ju näeme ikkagi sünniaastaid, et siis selle suure ülduuringu kõige vanem töötaja on 93-aastane. Et selles mõttes see 5 generatsiooni meil tööjõuturul täiesti olemas on. Ja me räägime hästi palju, eks ju, sellest soolisest palgalõhest, siis uuringu andmete puhul pigem suurem lõhe on ikkagi vanuseline lõhe. Et ütleme see sooline teema, et see seostub hästi palju oskustega ja kuskilt otsast on ka siis selles mõttes põhjendatud, kui tehakse erinevaid töid. Aga kui tehakse sama tööd ja eakamad inimesed teenivad poole sellest palgast, mis
mis siis tegelikult sama tööd tegevad nooremad inimesed. Et ja põhjendus on see, et tegelikult nad ongi, ja siis ongi see huvitav, et kui me siis küsime, et aga kuidas see võimalik on, et miks teil nii on, noh sellepärast, et need vanemad inimesed, et nemad tunnevad seda äri, et nad teavad, kuidas asjad on kujunenud, kuidas asjad on siia jõudnud, kus nad täna on, aga neil puuduvad tänapäevased tööoskused, et neil puudub see digipädevus, nad on aeglasemad ja sealt siis see põhjendus ka madalamale tasule, et siis see tegelikult on murekoht küll jah, et kuidas seda eakamat töötajaskonda, keda tegelikult kõigil tööandjatel on vaja, sest et kui me need 50+ generatsiooni tööjõuturult ära võtame, siis meil ikka jääb sinna sellest, ma ei tea, 600 000 pluss veel. No teil jääks pool paneeli siin praegu. Et 50 ei ole vana, on. Jah, et 50 ei ole vana, aga seda vanuselist diskrimineerimist on, eristamist on ja seda tegelikult põhjendatuna just nimelt sellepärast, et oskused ei ole kaasaegsed. Aga vaatame siis võib-olla nüüd natukene optimistlikuma pilguga, et Aive ja Ago, et milliseid võimalusi AI tulek toob võib-olla nende samade probleemide lahendamiseks, milleks oli juttu või hoopis mingit muud moodi? Kas ma võin alustada või? Et mul siin mitu asja praegu jooksid kokku, et täna ilmus Dan Bogdanovi arvamusartikkel, et tehisintellekt aitab neid, kes seda kontrollida suudavad. Ja nagu me teame, siis naistel on palju tugevam kontrollikese, eks ole. Siis teine asi oli, et Simon Sinek üleeile Nordic Business Forumil oma sellises vestluses ütles, et tema tahaks näha palju rohkem naisi. Juhtidena, täpselt, ja et ta näeb just seda, et need need pehmemad väärtused organisatsioonides oleks, et neid võiks nagu palju rohkem juurutada, neid võiks palju rohkem kasutada ja mulle ikkagi tundub, et kui me räägime nagu sellisest palgalõhest, kas on vanuseline, sooline, seal on ka hästi palju taga seda, et mida see ühiskond usub, on ju, et kui me usume, et noor, edukas, punane pintsak, et see peab palju raha saama ja et keegi teine siis nagu võib-olla ei pea nii palju, muidugi ma saan aru, et seal on majandusmehhanismid, mis toimivad ja lisandväärtus ja kõik sellised asjad, aga et need on ju ka väga tugevalt kinni mingisugustes meie üldistes väärtushoiakutes. Ja nii kaua, kuni me nagu ise ei usu, et sidusam ühiskond teeb meid kõiki õnnelikumaks. Ja me oleme nagu väga selle edukultuse peal, et jälle, et kui sa kasutad AI-d, siis sa oled edukas ja siis sa oled väärt palju raha. Aga mina tunnen hoopis puudust oma sellisest väikesest kodupagarist ja ma olen nõus talle tegelikult see 4 eurot sõjakese eest maksma, kui ta mul oleks, aga teda ei ole, on ju. Et need samad, mulle tundub, et selline ka üldisem mingisugune suundumus või trend, et me räägime sellisest tasaarengust ja mis see siis oli, see degrowth ja kõik sellised asjad, et see AI, me nagu kogu aeg mõtleme seda, et AI aitab meil majandusel tõusta. Aga AI võiks aidata hoopis kõiki muid asju ka palju paremini teha, et kuidagi teha meid õnnelikumaks. Ja ma võib-olla näiteks tooks välja, et kui siin enne toodi välja, et võib-olla suurettevõtted jõuavad paremini tehisintellekti kasutamisse, siis tegelikult kui me vaatame see lävend, tegelikult on nii madalaks viidud, et saada just need väiksed ettevõtted, kui me kunagi mõtleme mingi tööstusrobootika peale, siis selleks, et endale mingisugune robotkäsi võtta, need ressursid, mis on tuli panna nii suured, et see oli mõeldud ainult, see oli kättesaadav ainult suurtele, siis tegelikult täna ju ongi, me räägime siin 23 eurot kuus. Ja sellega saab tegelikult nii palju asju ära teha, et ma arvan, et eks ta on võib-olla ka siuke, eks ongi ühiskonna võib-olla see teadlikkuse kasvatamine, aga mulle mõnes mõttes tundub, et
et see on see potentsiaal, mida me saame ära kasutada, ma loodan, me ka kasutame seda ja õigesti kasutame ja kiiresti hakkame kasutama, et need ongi kas või sama pagariäri, et ega see kohalik pagariäri, ega ta võib ju ka tehisintellekti kasutada. Selles mõttes, et ta võib ikkagi kohalik olla, et üks ei sega teist. Ja üldse mitte, jah. Just, et noh, et ongi, et ja võib-olla ta saab veel palju efektiivsemalt seda teha ja me saame ka öelda, et tegelikult ka väike pagariäri on tehisintellekti teadlik. Nii et selles mõttes ma pigem näen, et siin on nagu meil palju asju võimalik hästi teha selle tehisintellekti juba täna. Lihtsalt, et see, et nüüd miks seda juba ei ole juhtunud või miks see juba ei juhtu, et noh, see on nagu jah küsimus, et seal on hästi palju erinevaid asju, et kes siis kardab ja siis võib-olla on ka see, et võib-olla siis ongi, et tuleb noorem seltskond peale, kes julgeb neid asju teha. Ma kardan, et natuke nagu kardetakse seda või võib-olla see on lõpuks teadlikkuse küsimus ja see ongi keeruline, et iga muutus võtab aega ja mis teha on. Jah, ma kutsuks üles, et ma mõtlen ka niimoodi varksi hiilimas, hästi positiivne just see, et kes keda õpetab milles. Et tavaliselt võib-olla organisatsiooni sisenedes on see, et sa alustad, sul on mingi mentor on keegi, kes on siin kaua olnud, teab protsesse, kultuuri, aga siis just see, et näiteks digioskuste lõhe puhul mida ongi kasutatud, et näiteks noorem generatsioon, kes oskab ja teab, läheb hoopis mentordab seda mentorit. Töövari, aga siis on töötajavari. Minu meelest on üks huvitav küsimus, mis vist praegu seal startup maailmas arutatakse, et millal tekib esimene ühe mehe unicorn. Just tänu tehisintellekti abile. Ühe naise unicorn, ma olen siin praegu nagu ühe inimese unicorn. Jah, või et sellised, et tehisintellekt avab hästi palju võimalusi, aga nii nagu igasuguste minu meelest selliste haipidega on see, et me peame nagu kogu aeg meeles pidama, et mille jaoks me midagi teeme või mille jaoks me siin üldse maa peal oleme. Kindlasti see nii-öelda adapteerumine sellega, see esimene kasutus on see võtmekoht, sest tegelikult AI saabki sulle väga palju nõu anda ka valdkonnas või teemas, millest sa varem ei teadnud ja on alati valmis sulle vastama. Aga kas sa näed, et just selles osas, et need inimesed, kes täna kardavad või on vanemaealised, kas siin ka AI rakendamisel hariduses või tööoskuste arendamisel võiks mingisugust potentsiaali olla, mida võib-olla täna ära ei kasutata? Kindlasti. Et üks asi, mis ma ise nagu mõelnud, et kui me räägime sektorite kaupa, siis ja öeldakse, et siin IT-sektor kasutab seda AI-d rohkem, et lihtsalt kuna see liides täna on nagu läbi arvutite ja meil on nagu see nii-öelda kogemus olemas, siis loomupäraselt me võtame need omaks kiiremini, kui siis võib-olla pagariäri, kelle peamine suhtlus käib inimeste ja võib-olla ahjuga. Aga teisest küljest on see, et see tehisintellekt ju muutub ka targemaks ja ütleme, et see viis, kuidas temaga suhelda, muutub targemaks ja nad kuni selleni välja, et me siin ülikoolis juba vaatame neid asju, et see on nagu tavapärane suhtlus, kus siis tudeng näiteks küsib tehisintellekti käest, saab vastuse. Aga me oleme pööranud selle nagu ümber ja meil on siis tehisintellekt, kes ise küsib tudengilt. Küsib, et kas sa said aru, et ühesõnaga niisugune proaktiivsus, et tegelikult seda miks mitte rakendada kas või riigi tasandil. Igale pagariäril, et siis AI teeb väikse kõne, küsib. Tead, mis mure mul selle pagariäriga on või? Et AI tehisintellekt, eks ole, et esiteks on ta ümmarguste vastuste generaator, mis keskmistab kõik. Ja mul oleks väga kurb meel, kui näiteks kõik pagari ärid müüksid täpselt ühesuguseid saiakesi. Ja see oleks nagu õudne. Ja minu meelest see individuaalsuse väärtustamine tõenäoliselt on see, mis ühel hetkel, jällegi, et ma võin küll 3D robotiga või selle printeriga, tsemendiga võib-olla mingisuguse baasi ära printida, aga kunsti seal ei ole, on ju. Ei, seda küll, mina pagariäri puhul ma mõtlengi, et ega saiu toodab ikka pagar, et ta võib-olla rakendab näiteks raamatupidamise jaoks, mis on nii unistandardiseeritud, et ühesõnaga siuksed tegevused, ma tahaks neid saiu seal toota, ma ei taha mingit paberimajandust ja mingit eelarveid, mingisuguseid. Või ladu või sisseostu või need protsessid, mis seda küpsetamist nii-öelda toetavad. Et mina näen ka seda, et ikkagi et AI kindlasti haip ei ole ja ma usun, et on täna väga paljude inimeste elu juba teinud kergemaks, et mina näiteks
kujutaks ette, kuidas ma täna töötaks ilma selle chatita ja ma arvan, et ma olen väga algaja kasutaja, ma ei oska seal programmeerida, ma tean, seal on väga palju võimalusi, mida kõike veel lisaks saab teha. Ja noh, kõik need lahendused ju lähevad ka ajas odavamaks, et ka väike pagariäri tõenäoliselt ühel, noh, nii nagu kunagi ei saanud arvutid kõik ettevõtted lubada, et siis ilmselt kõik see läheb ka tehnoloogia odavamaks ja saavad ka pagariärid enda jaoks seda kasutada ja keskenduda siis oma põhitegevusele. No mis on võib-olla samas natukene jälle hirmus sellise riigiametniku vaates, et oma riigist mõeldes me mõtleme oma ikkagi, vähemalt mina mõtlen, et sul on need riigipiirid ja noh, internet on selline piiramatu asi ja kui korra selle jutu juures, et see väike nunnu nagu pagariäri ja siis ma mõtlesin selle ChatGPT peale, et maailma mastaabis, kui suurtest organisatsioonidest me räägime, kui mõjuvõimsatest ja ikkagist, et see natukene küll mind nagu hirmutab, sellepärast, et öelda, et Eestil on mingi ChatGPT loojate üle nagu mingigi võimalus mingit kontrolli omada. Välja arvatud teatud riigid, kes nagu interneti kinni keeravad ja elektri ka ära võtavad. Aga et ja siis on jälle see suure pildi mõttes, et mis maailmavaadet selle kaudu edastatakse ka sellele pagarimüüjale ja kes siis seda nagu kontrollib ja praegu on Ameerika, aga võib-olla kas mida Hiina teeb või mida India teeb või? Aga minu meelest tehisintellekti puhul on kõige olulisem kriteerium see, et kui tark sa ise oled. Et kui sa kasutad teda, minu jaoks on tehisintellekt ka selline, olen umbes selline, mulle meeldib teda kasutada ja katsetada aga et ta võiks olla nagu krati staatuses, eks ole, et sina oled ikkagi peremees ja tema on sinu kratt. Ja siis kui ja oluline on see, et see kratt ei võtaks sinu üle võimust. Ja see on nagu see küsimus, et kui sealt hakatakse mingisugust indoktrineerimist tegema, siis ainuke asi, mis aitab, on kriitiline mõtlemine. No vot, aga ma olen hästi nõus sellega, aga ma nagu just võib-olla mingid omi hirme väljendan, et kas sellise tehisintellekti puhul, et ka kriitiline mõtlemine ja temaga nagu vaidlemine või siin on jälle see elukogemus, mis siis tuleb, et millal sa tead, et ta sulle siis ümmargust vastust annab või mis on see, öeldakse, et ta hallutsioneerib, et mingit täitsa segast paneb. Ja et mis piirini sa oled veendunud, et tema on krati staatuses ja sina oled peremehe staatuses ja see asi ei ole tegelikult nagu ümber pööratud. No see on see, mida me siin Agoga igapäevaselt teeme, et meil ikkagi need arukad inimesed siia ühiskonda tuleksid, eks. No ja teistpidi seegi toob välja, et kogemustega inimestel on endiselt tööturul väga oluline roll, sest neil on juba kogemust ja kriitilist mõtlemist, eks ole, tekkinud elukogemuse ja töökogemusega. Aga võib-olla hakkamegi vaikselt mõtlema selle peale nüüd, et milliseid soovitusi siit kaasa anda tänasest vestlusest, et nendele noortele, kes täna valivad eriala, peatselt sisenevad tööturule, kui ka neile, kes juba on täna tööturul, et kuidas siis ikkagi tööturul jääda konkurentsivõimeliseks, et mis oleks teie soovitused? Alustame siit. Kindlasti tehisintellekt on reaalsus, ta juba on, et tasub siis mitte karta, aga sellise kriitilise meelega talle kindlasti läheneda, katsetada, mõelda, et ükskõik mis, et kas ollakse õppinud siis täitsa sellist IT-erialani, kus sa oledki läbi imbunud sellest IT-st ja tehisintellektist, aga ükskõik mis eriala õpitakse, tunda huvi selle vastu, et ma arvan, see on see, mis annab siis selle lisandväärtuse sulle kui töötajale. Kindlasti kõik juhid peaksid mõtlema, kuidas seda siis integreerida, et oma ettevõttes teha see järgmine samm. Aga veel, et kui mõtteid, mida kaasa võtta veel, et mul tuli meelde üks lugu, et mul sõbranna töötas Inglismaal Londonis ka ühes suures ettevõttes, mille toode oli ka tehisintellekt, mille abil siis nende kliendid said omakorda oma tooteid müüa sotsiaalmeediaplatvormidel. Ja tema rääkis mulle oma sellisest tulisest vaidlusest siis nende toote arendajatega, IT-inseneridega, ja vaidlus oli näiteks auditite teemal. Et kas tehisintellekti on võimalik auditeerida, sinna sisse näha, saada aru, et mis tulemusi ta teeb.
ja siis need IT-inimesed olid seal hästi seda meelt, et pole nagu võimalik ja miks me seda nagu üldse peame tegema ja see pole ju meie toote nagu point ja noh, et kui see asi nagu ongi kuidagi pidi kiivas või näiteks mingit võrdsusproblemaatikat kuskilt tekitab, et noh, see pole nagu minu asi mingit võrdõiguslikkust siin edendada või vähemuste võrdset kohtlemist siin tagada, et noh, see on nagu kõik kellegi teise asi. Ja vaata, see teeb murelikuks, sest et kui me ikkagi võtame selle IT tehisintellektis, ma ütleks, et võrreldes mingite muude asjadega ta on keeruline. Jälle näiteks juristina ma toon näite, et võlaõigusseadus reguleerib lepinguid. Meil on regulatsioon, aga põhimõtteliselt me oleme väga palju asju vabaks lasknud. Ehk siis sina võime kokku leppida, et kuule, tule rohi mu porgandeid, kõik saavad aru, mis asi on porgand, kõik saavad aru, mis asi on nagu rohimine, viskan sulle 10, asi nagu tehtud ja kui sa ei tule, olen su peale pahane, noh, ka asjad nagu selged. Aga on ju mingid valdkonnad, kus on nagu selgelt see info asümmeetria on niivõrd tugev, et see keskmine inimene ei saa asjast aru, seda tuleb kaitsta. No seetõttu meil on näiteks tööõiguses, me kaitseme nõrgemat osapoolt on ju töötajad, arsti-patsiendi suhtes. Sa ju lähed ja sa ei oska ise ennast ravida, kui sa pole 10 aastat teooriat õppinud, pluss siis veel tahaks, et on ju praktika oleks ka. Ja vaata, selle tehisintellektiga on nagu samamoodi. Et ikkagi see info asümmeetria selle keskmise kasutajaga on versus nagu see, kes seda toodet on arendanud, on ikkagi nagu väga suur. Ehk siis see küsimus, et kuhu panna see nagu see vastutus, et kas see vastutus aru saada, mis asi see toode on, kuidas ta minu käitumist mõjutab, kuidas ta mu kliendi käitumist võib nagu mõjutada, et mis on selles halba või head, panna see nagu ainuüksi sellele väike ettevõtjale või veel hullem sellele tarbijale. Ma arvan, see lihtsalt ei toimi nii, sest me ei suuda sellest keskmise mõistliku inimesena nagu läbi ragistada, et see vastutus peab olema ikkagi ka seal, kus neid tooteid nagu tehakse. Ja siis ma tuleks nagu jälle, et mina väga loodan, et need õpilased, kes siit välja astuvad, ei ole need, kes siis vaidlevad oma organisatsioonis ja ütlevad, et auditeerimine pole teema, eetiline tehisintellekt pole teema, mind ei huvita vähemuste õigused, naiste meeste võrdõiguslikkus või et see, kuidas see toode või teenus nagu tegelikult maailmas nagu lisandväärtust teeb, et kas ta teeb head või kas ta teeb kurja. Et see peaks olema ikkagi ka igasse nagu IT-inseneri selline väärtuspõhine ja eetiline nagu mõtlemine minu meelest sisse kodeeritud. Et see on nagu see üleskutse, et ma väga, väga loodan, et siin koolis selliseid asju ka õpetatakse. Ma võtaks kohe siit hullalt siis aitäh sulle, sellepärast, et eks ole, vana eetikuna ikka on rõõm kuulda, kui inimesed eetikast räägivad, aga võtsin jälle ühe uuringu lahti, et küsimused, soovitused, et mida õppida. Et McKinsey tegi sellise tehisintellekti kasutamise uuringu ja siis üks küsimus, mis nad küsisid, oli see, et milliseid spetsialiste on keeruline tehisintellektiga seotud rollidesse värvata. Ja siis nendel on selline võrdlus 22, 23, 24, nii 2022, 34. Ja näiteks siin, mis see siis on see data visual specialist on andme visualiseerimise spetsialist, eks ole, et iga aastaga on keerukus vähenenud. Siis tarkvarainseneridel iga aastaga on keerukus vähenenud. Aga kus on keeruline inimesi värvata, on tehisintellekti vastavus kontrollerid, eks ole, see on siis see compliance specialist ja täiesti uue asjana nüüd nad 2024 vaatasid ja mida ongi kõige keerulisem värvata, on tehisintellekti eetikaspetsialistid. Nii et õppige sotsiaalteaduseid, õppige filosoofiat, õppige eetikat, see hoiab teid alati vee peal. Nii. Filosoofiat võite alati õppida, sest see aitab funktsionaalsele lugemisele ja kriitilisele mõtlemisele kõvasti kaasa. Aga ma arvan, et ma ei ütlesin midagi uut, kui et kui te midagi õpite või valite, et siis õppige seda võimalikult hästi. Et see oli väga tore näide, mis ka seal Nordic Business Forumil
eile ja üleeile välja toodi, et head inimesed, väga tugevad spetsialistid leiavad alati tööd, aga kui sa oled 3.-4, et siis niipea kui majanduslangus tuleb, et siis sinul enam sellist väljavaadet ei ole. Ja teine asi, et kui et sind on keerulisem nii-öelda välja vahetada, siis kui sul on peale ühe eriala veel mingid muud teadmised, et kui enne siin Microsoftist siis inseneride tiimijuht rääkis, et siis seal oli ju ka tegelikult 3 eriala koos, seal oli teadmise statistikast, tarkvaraarendusest ja masinõppest, eks ju. Et tegelikult see on keeruline profiil, et jah, et mitu asja, et mitte niimoodi ühele asjale keskenduda ja siis võimalikult hästi seda kõike teha. Ja kolmas asi, et see võib-olla ei olegi nagu õppijatele, vaid see on pigem tööandjatele, et noortel inimestel, kellel ei ole selles valdkonnas kogemust, on tihtipeale väga värske pilk ja neil ei ole seda eksperdi sleppi nii-öelda, et nad ei mängi kindla peale, vaid nad tulevad ja vaatavad, et proovime, katsetame, et mul ei ole õigeid vastuseid, et nad on julgemad, et selles mõttes see kombinatsioon ekspertidest ja alustajatest on alati väga tugev tiim. Aitäh sulle. No kuna ma ise nagu olen tehisintellekti õppekava juht, siis ju võiks öelda, et võtab kõik tehisintellekti, aga ma tegelikult oma õppekavas ja vaadates nüüd meil see TI hüpe, et siis tegelikult hästi oluline on see, et need õpilased, eriti mida nooremad nad on, seda ütleme, et see teadlikkus, kuidas töötada tehisintellektiga, ma arvan, et see on nagu hästi oluline, praegu kogu selle haibiga on nagu hästi, kõigil tundub, et okei, ma pean selle tehisintellekti 0.4 pean selgeks tegema. Ja mis juhtub on see, et umbes kõigile antakse mingisugune, ma ei tea, vormel auto kätte, hakkame kohe rallima, et tegelikult see, kuidas seda kasutada, et kuidas seda õigesti kasutada, et see oleks minu arust kõige olulisem. Ükspuha, mis eriala sa oled õppima või edasi tegema, et lõpuks ongi võib-olla see, et võib-olla tehisintellekt teeb selle raske osa mehest ära, aga see inimese roll on seal siis see, et sa oled nagu oskad kriitiliselt mõelda, saad aru, kuidas seda tehisintellekti kasutada ja ongi, et ma arvan, et see hakkab juba sellest pihta, et mida varemalt sa seda õigesti hakkad tegema, seda lihtsam, et kui me hakkame siin ülikoolis neid ümber kasvatama peale seda, et kus nad on kõik vastused saanud tehisintellekti käest, nad usaldavad pimesi ja siis on juba väga raske hakata nagu neid kriitilise mõtlemise asju nagu nullist umbes arendama, et minu arust see on nagu hästi oluline, aga ongi, et mõnes mõttes mina olen ülikoolis, ma ütlen, okei, tehke siis kuskil põhikoolis või gümnaasiumis ära, väga raske ja ma täiesti nagu üldse ei kadesta neid, et kuidas nad selle TI hüppe saavad niimoodi tehtud, et igal juhul seda ma näen ka ülikoolis, et seda peab nagu neile näitama, et see uus haip asi, kõigil on tore, niisugune värviline, sätendav, nõus mänguasi kasutame, aga et me seda siis kuidagi nii-öelda valesti sellega ei läheks. Et ma ütleks ainult seda, et õppige nii-öelda tehisintellekti õigesti kasutama ja siis juba tehke seda, mis teil endal silma särama paneb. Suur aitäh sulle ja aitäh kõikidele panelistidele. Ma loodan ja usun, et kõik kuulajad said siit uusi mõtteid, ideid ja ainet edasiseks ja tõmbamegi otsad kokku.